Joo, väga hea. Vaatan, et siin on veel mõned karvad on kuivad. Kas tahad, et need jäävad alles või ei? Sellest võime valida. Pane siia. Ja siis lõpuni nii kaudu kui läheb. Väga hea. Nii, ning nüüd käed kokku. Juhin tähelepanu, et üks katse toimub siin, aga teine reaktsioon on nähtav siis siin. Nii, ma tunnen lihtsalt siia poole. Nii. Mats, kas sina oled valmis? Mina olen valmis. Kas teie olete valmis? 3, 2, 1. Ning siis näidata publikule, et kätte asemel ei ole söetükid, vaid täiesti funktsioneerivad jäsemed. Väga hea, mitte ma korralda tagasi minna, et kätte. Õnnetusjuhtum, mida me simuleerisime, tüüpiliselt lõpeb põletushaavadega. Kuid meie vabatahtlikud käisid läbi ühe olulise sammu selleks, et seda vältida. See oli see esimene, kui nad kassid oma käe sinna vee kanna. Tähendab, et nende käsi oli märg. Ning kui siia peale tekkis elav leek, siis kuna veel on väga suur soojusmahtuvus, siis selle leegi energia ei kulunud mitte nende käte põletamiseks, vaid hoopis selle vee soojendamiseks ja aurustamiseks. Kohe, kui see vesi otsa saab, hakkab see leek soojendama nende käsi ja nende rakkudes olevat vett. Ja siis, kuna vesi võtab rohkem ruumi, kui ta läheb soojaks, need rakkud paisuvad välja. Samal põhjusel me kasutame ka tulekahjude kustutamiseks vett. Sest et see vesi siis võtab selle põlemise energia endale lihtsalt selleks, et soojemaks minna ja tulekahjud. Ja tulekahjudega on tihtiga see lugu, et üks asi on, kui me räägime käe peal leegist või kätt põletavast leegist, aga tegelikult on, ma arvan, tulekahju kui selline meile kõigile tuttavam sellises kontekstis, et midagi muud läheb põlema. Näiteks maja. Sellisel juhul on nüüd see koht, kus on kodukindlustus see, kes vajadusel tuleb appi, aga kodus võib juhtuda igasugu õnnetusi veel. Seal kindlasti on teatav klausel, et su kodu peab ka vastama ohutusnõuetele, aga sellegi poolest võib vahel juhtuda ka näiteks elektriõnnetusi, mis võivad lõppeda ka, miks mitte teinekord tulekahjuga. Kõige harilikum viis muidugi, miks kodukindlustus peab sekkuma, on see, et mõni toruõnnetus juhtub ja alt naabrit vannituba üle, aga täna simuleerime siin läbi ühe elektriõnnetuse. Meil on siin selline spetsiaalne elektrikatsevahend. Ja, siin küljes on üks toitejuhe ja kuidas katsevahend siis töötab? Nii, me näeme, et siin pistiku küljes on 2 pulka. Need pulgad on juhtmetega ühendatud sedasi, et see on üks pulk ja see on teine pulk. Ehk siis sisuliselt see, kui siit mõlemad poolt kinni võtta, on sama, kui te panete sõrmed pistikusse, sinna 2 sellesse. Nüüd seekord vabatahtliku ei kutsu, me võtsime ta ise kaasa. Julge inimese analoogi. Seekord siis selleks pulk. Pulk on selles katses väga hea inimese analoog. Nimelt siis koosneb suures osas veest ning juhib elektrit. Nii, väga hea. Pulk on paigas ja nüüd siis tuleb ühendada võrk elektrivõrku. Selleks, et see katse paremini välja paistaks, ma palun, kas me saame tule ära kustutada. Kindlasti see, mis akendest tuleb, võib jääda alles. Väga hea. Nii, ning see on ühendatud. Väga hea. Nüüd ma ühendan siis selleks, et kaitsta kohalikku elektrisüsteemi meie kurgi kõigepealt kaitsekarbiga. Nii, kas kõigil on silmad turgil? Ma küsin üle ka, suitsuandurid said meil välja ja suurepärane. Väga hea, ma liigin seda tagasi, kes on seda näevad ka. Demonstratsioon siis sellest elektriõnnetusest, mis võib juhtuda, kui lähete pistikule näppudega kallale.
võib tule panna põlema sealt tagant. See on mitme meelega tajutav katse. Esimene oli nägemine, varsti hakkate tundma lõhna, kui veel ei tunne. Ja muidugi. See ma saan aru läheb suveniiriks pärast, jah? Jah, tuleb võtta allkiri ja pikkelrikk valmis. Kellel on kodus selline õnnetus juhtunud? Apu Kurja. Teinekord, kui merisiga läheb kaduma ja tunned sellist lõhna, siis tead, kust otsida. Nüüd Matsil on üks õhupall. Mats hakkab sinna õhupalli panema asju sisse. Ma viitasin gaasidele. See oli vihje sellele, et nendes anumates seal on gaas. Või sealt tuleb välja gaas, on õige meelde. Kes tahab pakkuda, mis gaasid meil on täna siin kaasas? Kuidas? Maagaas. Helium. Need on väga head pakkumised. Maagaas põleb hästi. Maagaas on see, mida me kasutame ka pliidi sees. Tavaliselt selline propaani-butaani segu. Helium. Helium on väga kerge. Helium tõuseb üle. Kui me tahaks teada, kas on maagaas, me peaksime panema põlema, vaatame, kas teeb pauku või kas põleb. Kui on helium, see peaks olema kergem. Vaata, maagaasiga on see, et maagaas on raskem kui õhk. See pall seal, Mats kohe saab meil demonstreerida, aga ma juba ütlen ette, et see pall on kergem kui õhk. Vesinik, ka väga hea pakkumine. Vaadake, vesiniku ja heliumiga on selline lugu, et nad on mõlemad väga kerged. Nad on seal perioodides tabeli kõige ülemises reas ja tegid liiga suure, jah? Ja heliumiga on selline tore lugu, et helium asub seal kõige paremal servas, teie pool on parem siin, kõige paremal servas, seal on väärisgaasid. See tähendab seda, et nende viimane elektronkiht on elektrone täis, nad ei taha reageerida millegagi. See tähendab seda, et kui me paneme heliumi õhupalli põlema, siis see pall läheb lihtsalt katki, aga mingit plahvatust meil ei järgne. See gaas seal palli sees ei reageeri. Nii et kui me tahaksime valida, kas siin sees on helium või vesinik, siis me peaksime panema selle palli põlema. Ja kui tuleb plahvatus, siis ei olnud helium. Siis oli vesinik. Ma võin saladuskattel teile öelda, et selles punases balloonis ei ole helium. Seal on vesinik. Aga mis tähtsam on see, et Mats alustas sellest väikest balloonist. Seal balloonis oli hapnik. Ja ta täitis nüüd selle palli niimoodi, et seal on 2 osa vesinikku ja 1 osa hapnikku. See on 2 ja 1 O. Kokku tuleb meil siis H2O. H2O on vesi. Meil on ta siin siis ütleme algmolekulid on lahti, et meil molekulaarset vett siin ei ole, küll aga selle katse tulemusena meil tekib siin molekulaarne vesi. See, et me panime sinna hapniku juurde, tähendab aga üht. Nimelt, kui meil oleks lihtsalt vesiniku palju, me paneks selle põlema, siis põlemine on liitumine hapnikuga, aga sellisel juhul peaks see vesinik otsima hapniku siit ümbritsevast õhust. Iga 5 molekul, mis ta siit õhust leiab, see on hapnik, aga selle jaoks, et ta jõuaks kõikide sobivate hapnikuteni, kulub aega, mis tähendab, et see plahvatus, see reaktsioon, mis siin kulgeb, on suhteliselt aeglane. Ehk siis me näeksime tulekera, tuleks pauk, me kõik saaksime nautida seda, tunneksime soojust. Aga nüüd on meil hapnik siin sees juba, mis tähendab, et see reaktsioon saab kulgeda hetkeliselt. Kui plahvatusreaktsioon kulgeb väga kiiresti, siis me tajume seda väga valju plahvatusena. Ehk siis meil vabaneb siit väga suures kogus energiat ühel ajal ja see jõuab meieni lööklainena. Ühest küljest me tunneme seda kehaga, teisest küljest mõjutab see meie kõrvu. Järgneb pauk. Jaa, kõrvadele, väga hea. Kõigil on käed kõrvadel. Väga hea. No nii, Raid. See on meie viimane katse täna. Ma loodan, et te tunnete ennast kindlalt ja kindlustatult. Loeme koos. 5, 4, 3, 2, 1.